Tere päevast kõigile. Teiega on juhtmõte juhtidega juhtidele ja minu tänane külaline on Kristina Niiman, kes on Lindströmi Eesti müügi ja kliendi kogemuse juht. Ja esiteks, Kristina, ma tahan sind tänada meie koostöö eest, et me oleme teinud just suhteliselt hiljuti sinu meeskonnaga müügikoolituse, on ju, et müügiinimeste arendamisest. Ja ma küsin alustuseks sinu käest sellist küsimust, et sina oled Lindströmis töötanud 6 aastat ja sa oled alustanud müügi inimesest, on ju, ehk sisuliselt sa tulid müügi esindajana ja vahepeal siis sa olid müügijuht ehk sa juhtisid müügiinimesi ja nüüd sa oled juhtide juht ehk nüüd sinu all on veel juhid vahel. Nii et super areng ja ma korra küsin sinu käest, kui lubad, mis sina arvad, mis on sind aidanud sellist karjääri teha suhteliselt lühikese ajaga, sest sa oled juba juhtide juht ju mitmed aastad, on ju, nii et räägi palun oma kogemusest. Nii tore, et sa kutsusid mind. See on alati hea väljakutse jagada oma mõtteid, panna sõnadesse. Aga jaa, olen saanud Lindströmis väga tugevalt areneda, nii tõesti müügiteadmistega, isiklikus võtmes juhina, et hästi põnev teekond on olnud. Aga ma arvan, et võib-olla üks võtmesõna kindlasti ongi töökus. Et ilma töökuseta tegelikult väga midagi teha ei saa, et kui sa julged ka selle juures eksida, siis ma arvan, et töökus on väga suur võti, mis aitab jõuda kuhugi suunas. Ja muidugi need inimesed ka, kes su ümber on, et julgeda ka arutada, küsida abi, küsida tuge, et kui sa tunned seda toetust oma tiimiliikmete poolt, et isegi kui sa ei saa hakkama, pole hullu, et me alati toetame sind, on ju, et kus sul ikka kukkuda on, me püüame sind kinni, et selline tugi ja selline mõnusad arutelud kindlasti aitasid minul ka jõuda sinna, kus ma täna olen. Aga jah, põhimärksõna tööks. Okei, väga kihvt. Super, mul on siiralt hea meel, et sa seda välja tõid. Miks, sest et seda väga tihti kahjuks allahinnatakse, on ju, et loomulikult töökus ilma tarkuseta on suhteliselt ohtlik segu, on ju, et nagu juhul, kui eriti müügiinimesed näiteks, kes käivad kliendide juures ja nagu üks minu klient ütles, et nad muutuvad sellisteks maasikatallajateks, on ju, ehk nad pigem need kontaktid kaovad peale seda, on ju, sest et klient ei taha kindlasti müügiinimestega, kes võib-olla ei tunne oma tooteid või kes ei taha kuidagi kliendi aidata, on ju, kes ei oska kliendiga suhelda. Ma ei usu, et see on ainult töökus, kindlasti on seal ka kogu see tarkus ja sinu julgus ja nii edasi, sest et ma olen näinud, kuidas sa inimestega suhtled, et see on tõepoolest nagu selline väga-väga kihvt. Aga see, et sa tõid töökust välja, et mul on siiralt hea meel, sest et see on tõepoolest nagu väga-väga oluline märksõna, et kas sa pühendud, kas sa panustad, kui palju sa panustad, on ju, ja kindlasti tulemus tuleb. Super. Oskad sa veel mõnes? Lihtsalt tahtsin veel kinnitada seda mõtet, et keegi ju ei sünni mingisse rolli või kuskile ettevõttesse tööle. Et see ongi mingi sellise töö tulemus, et sul peabki iseendal see nagu tahe olema, see iseenda motiveerimine. Keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Et minu jaoks nagu see ongi põhimärksõna, kuidas mina defineerin ka töökust, et sa suudad ise motiveerida ennast hommikul uks lahti teha ja minna tegutsema. Super. Aga sellest lähtuvalt kohe teine küsimus, et ütle mulle palun, sinu töökus, see on suurepärane, mis võimaldab sul need tulemusi saada, aga mida sa teed selleks, et inimestele seda edasi viia? Ehk, et inimesed oleksid ka töökad, sest et nemad ju teevad praegu sinu tulemust, on ju, teie tulemust, ma mõtlen. Tegelikult seal on nii palju aspekte, nendest võiks rääkida tegelikult ju tunde ja tunde, aga mingid mõtted ma kindlasti saan välja tuua.
et ma ise olen nüüd tegelikult märganud, et järjest rohkem peab tegelema või mõtlema inimeste motiveerimise peale, mida kunagi varem ei ole teemaks olnud. Seda räägivad ka minu müügijuhid, et kui nad teevad üks-ühele vestlusi oma müügiinimestega, siis üks põhiteemadest ongi motivatsioonipuudus ja sellel on nii palju tegureid, ongi maailma olukord, isiklik, tööalased, noh, kõik faktorid kokku. Ehk siis üks punkt kindlasti see meeskonnatunne või see nagu motivatsiooni nagu saamine, et kuidas sa lood selle meeskonnatöö või koostöö oma nagu liikmete vahel selliselt, et on hea olla. Ja noh, muidugi selle jaoks on vaja teha mingeid sotsiaalseid üritusi ja suhelda ja kastist välja ka mõelda, et müügikoosolek ka lihtsalt ei oleks müügikoosolek, vaid et see annaks mingit emotsiooni, et see energia peal suudaksid nagu oma tööd hästi teha. Ja muud kõik punktid, mis ma veel välja tooks, on see, et noh, selged eesmärgid, kindlasti tuleb seada väga selged eesmärgid ja ootused, et kohe alguses, et mida tiim peab saavutama esiteks ja mida mina üksikisikuna, näiteks müügiinimesena pean saavutama ja mis need mõõdikud on, mida me jälgime, et me ühtemoodi saame aru, et kuidas me hindame üksteist. Ja mis veel, noh, nii nagu me oleme ka kaasanud erinevaid osapooli, on see treening ja arendamine, eks ju. Ma arvan, et see on hästi oluline, et ka inimesed ise tunnevad, et neisse panustatakse, et ei anta alla, vaid panustatakse. Noh, üks asi on koolitused, need on väga olulised alati. Aga kui inimene ise tunneb, et tal on oluline roll selles tiimis, selles meeskonnas ja et nähakse tema potentsiaali, et ma tahan ka seda potentsiaali juhina täna välja nagu tuua või veel arendada, et kui ta on juba väga hea, aga tahaks veel arendada. Ja see on see, mis minu arvates nagu väga hästi aitab neid tulemusi tuua just, et see on see tulevikku vaatav vaade ka müügiinimestele, et ma tahan siin kaua olla. Et see ei ole see ajutine koht, kus ma peatun ja midagi katsetan ja proovin, vaid et see on see, kus ma näen oma tulevikku, oma karjääri, kus ma päriselt tahan olla. Noh, ja millest areng ju toimub tegelikult ebamugavates olukordades. Ehk siis tegelikult tuleb ka tekitada ebamugavaid olukordi ja seda siis ka tagasisidestada. Et kui sa pidevalt suhtled, tagasisidestad, mõistad muresid, vajadusi, konstruktiivne kriitika on minu arvates väga hea ja ka vastupidi tunnustada hea töö eest, et siis see tagasisidestamine on ka alati see, mida väga oodatakse või isegi mõni inimtüüp väga toetubki sellele, et sa kiidadki teda pidevalt ja see ongi tema see driver või see tema motivaator, et ta taha sulle pettumust valmistada ja ta annab endast parima. See on hästi kihvt, kui tohib, ma korraks sõidan sisse sellele, mis sa praegu välja tõid. Et see on väga-väga kihvt, et me just Annega rääkisime sel teemal, et tema tõi ka seda välja, et kui ta hakkas rohkem kiitma inimesi ehk tunnustama inimesi, mitte lihtsalt niisama kiitma, et umbes a la tubli on ju nagu, noh, see ei vii mitte kuskile, see ei ole kõige parem igal juhul kiitmine. Et me ei räägi praegu, kuidas me seda teeme, aga üleüldse, kui sa pöörad tähelepanu rohkem sellele positiivsele, mis inimene teeb, et tunnustad teda, siis tegelikult kogu tema meeskond hakkas nagu väga positiivselt kasvama ehk nagu noh, tulemus kasvama. Et tegelikult inimesed, sa tõid väga olulise asja, nad tegelikult ei taha valmistada sulle seda pettumust, on ju. Et inimesed muutuvad sellisteks, nagu me tahame need näha ja kui sa kogu aeg pöörad tähelepanu sellele heale, siis ta tegelikult tahab selline olla, et see on väga-väga kihvt, mis sa välja tõid. See on see peegeldamine, et kui sa peegeldad seda positiivsust ja siis sa saad seda ka vastu. Ja see müügitiimi puhul väga vastab tõele. Mis veel, mis nad ise nagu välja toovad, et neile meeldib, kui töö või müügitöö on nagu paindlik ja huvitav. Et aga selleks peab ise müügijuht tegelikult tihtilugu panustama, et see saaks olla huvitav. Paindlikkus paljudele tähendab seda, et sa saad oma aega nagu ise reguleerida. See on meil täpselt samamoodi ja see on väga hea. Aga just see paindlikkus ka töö mõttes, et sa saad kliendile pakkuda selliseid lahendusi, mis on natuke nagu rätseplahendus, on ju, kliendi vaatevinklile, kliendile päriselt ka kasulik, eks ju. Ja just see innovaatilisus selles vaatevinklis, et müügijuht saaks aidata
aidata näha võib-olla kastist välja ka klientide vaatevinklist, et milliseid uusi võimalusi on, et müüki suurendada, millised kliendid täna on aktiivsed, millist klienti kõnetada, kas see on mingi sektor, kas peaksime me kohanema mingisuguste sektori või turuolukordadega või vastupidi strateegiat muutma, et see on see, mis nagu ka neil, et nad saavad kaasa rääkida, just olla ka nii-öelda see hääl terves müügi nagu tiimis või müügiorganisatsioonis. Müügiinimese töö on lihtsalt tõesti, ma arvan, üks huvitavamaid üldse, mida saab teha, sest sa näed selliseid telgitaguseid või satud sellistesse kohtadesse, kus sa muidu ei satu. Ja mis võiks veel põnevam olla? Erinevad inimtüübid, erinevad töövõtted, erinevad kohad. Minu arust on lust ja lillepidu. Kuule, ma arvan, et sinu sõnades teha sellise loosongi kohe müügiinimeste jaoks. Nii mõnigi müügiinimene praegu, kui kuulaksin, siis ütleks, et Kristina, millest sa räägid? Aga see on hästi kihvt, et see tõepoolest väga-väga oluline, mis sa praegu välja tõid, et müügiamet on Eestis minu arvates üli ebapopulaarne. Kahjuks. On ju, ehk nagu see, mis sa praegu välja tõid, et see on selline ja paindlik ja huvitav ja minu arvates see oli praegu nii siiras ja nii armas, kuidas sa ütlesid, mis veel võib olla huvitavam. Et tõepoolest, et kui sellest rohkem rääkida ja rohkem müügiinimesed mõistaksid seda, et tegelikult see amet on tõepoolest selline, ja siis nad tahaksid seda tööd teha tunduvalt rohkem, sest et meil tegelikult meie väga tihti probleem ju siin on, et kui me midagi teeme ja tahame seda teha südamest või me teeme ja ei taha seda südamest teha, siis tulemused on kardinaalselt erinevad. Lihtsalt kardinaalselt erinevad. Et need inimesed, kes kaifivad, on ju seda oma tööd, nad teevad seda mänguliselt, mõnusalt, on ju, nad ei ole kannatad, need ei ole see, et umbes niimoodi, millal kogu see asi nagu lõpeb, on ju. Ja seda energiat on rohkem ja seda lusti on rohkem, on ju, rõõmu on rohkem ja nad saavad ju seda energiat klientidele anda, on ju, ja siis tulebki see, nii-öelda säri, on ju. Et mul praegu meenus, sorry, ma siin juba sellise monoloogina panen, on ju, et mul praegu meenus see, mis Chrysleri käest, kui küsiti kunagi, et millised inimesed sa tööle võtaksid, siis tema ütles niimoodi, et väga paljud asjad on nii-öelda nagu olulised, on ju, et ala ja töökus ja nii edasi. Aga kõige olulisem on entusiasm, sest et juhul, kui inimene põleb, siis ta tegelikult sütitab ka kliente ja siis toimubki see sama äri, on ju. Et kui inimene ei põle, kui need müügiinimesed käivad kustunud silmadega, siis palun vabandust, äri ei ole. Mitte keegi ei taha osta sellist nagu kannatuse energiat, on ju, et nagu kannatame koos nüüd. Nii et just. See nipp igale uuele müügiinimesele, et ükskõik kuhu sa tööle lähed, siis lase endale kõigepealt teenus või toode maha müüa. Et pane nii palju proovile, kui vähegi suudad, see on see kõige olulisem hetk, mis sütitabki sind, et kui sina saad sellest väärtusest aru, siis see peegeldubki ja seda on nii lihtne kliendile nagu siis selgitada või väärtust välja tuua. Aga kui sa ise ei usu, see on klišee muidugi, aga see nii on. Kui sa ise ei usu, siis see otsa ette on sulle kirjutatud, et emotsioonitu, täiesti emotsioonitu. Absoluutselt. Ja mitte ainult see, vaata toodesse uskumine, see on üks asi kindlasti ja teine asi on ka hinda, on ju, et nagu aktsepteerimine. Et nagu usk sellesse, et see on selle hinda väärt, et see on ju ka teine ülioluline, on ju, sest et ka need müügiinimesi on hästi palju nähtud, on ju, kes nagu võib-olla toode on hea ja kõik on hästi, aga nii kui hinnast räägivad, siis tegelikult silmad kustuvad, on ju, ei usu, ei oska vastuväidetega toime tulla ja nii edasi. Et see on hästi-hästi oluline. Tahtsingi võib-olla ühe nagu olulise asja võib-olla veel tuua, mis nagu aitab. Jällegi võib kõlada ka klišeena või kuidas ingliskeelselt öeldakse, et justune, aga on ikkagi see enda eeskuju, müügijuhi eeskuju. Et kui sa ise oled heaks eeskujuks näidata, et kuidas nagu müügi eesmärke saavutada või kuidas kas või ise müüki teha või see kirg või pühendumus, siis tegelikult see hästi palju inspireerib,
et vahel ongi vaja teha tulemuste saavutamiseks midagi väga lihtsat, näiteks teha üks telefonikõne ette või üks kliendi kohtumine koos või teha, näidata ette ja selgitada ja sellest tihtilugu piisabki. Et ma arvan, et see nagu eeskuju näitamine on ka hästi suur nagu faktor just tiimi sees, et ei ole keegi minu juht selline, kes lihtsalt on ainult jutumees, vaid ka võiks olla tegudemees, kes ise ka on valmis vedama, olema vedur. Just. See on selline ideaalpilt, on ju, kui müügijuht oskab ka seda müüki teha. Et mõnedes organisatsioonides ja mõned juhid on sellised, kes võib-olla ei ole nii-öelda see organisatsiooni seest kasvanud, on ju. Ja nad võib-olla ei oska seda müüki teha, et noh, on olemas treenerid, kes on vanasti olnudki a la jalgpallitreener, kes on olnud jalgpallur, aga võib-olla ta ei ole selline tippjalgpallur olnud, aga suurepärane treener, et kas võib selline olla, võib-olla isegi võib, on ju, aga siis ta oskab nagu teiste asjadega eeskuju, ikka see eeskuju on äärmiselt oluline. Kas või see eeskuju selles entusiasmis, on ju, kas või eeskuju hoiakutes, et eeskuju töökuses, kas sa näitad, et sa reaalselt panustad ja sa oled seesama, ma ei tea, energia ja positiivsuse selline allikas, on ju, või sa ainult nõuad sellist asja, on ju, teistelt, et see on hästi-hästi oluline. Just. Ja. On midagi veel? Väga kihvt, Kristina, et väga kihvtid asjad. On midagi veel? Eks see on iga müügiinimese või inimese ikkagi enda vastutus, kuidas sa sellesse töösse suhtud. Et juht saab väga palju aidata ja toetada, aga see vastutus lasub hästi tugevalt müügiinimesel iseendal. Et mida ma olen valmis tegema selleks, et ma muutun näiteks ka vajadusel, on ju. Kas ma olen valmis katsetama uusi meetodeid, et kui ma ühtemoodi proovin, kui ma saan nõu, kas ma olen valmis tegema muudatused, kas ma olen niisugune voolitav savi, on ju, mida saab voolida. Et kui ma ei ole seda, siis on hästi raske. Mul on endal hästi raske, on juhil hästi raske, ei tule tulemused. Ja mida veel hästi palju rõhutatakse, on ka sellele, et miks ma midagi ikkagi teen, see küsimus, see miks on ju, et kui sa ise ei suuda kui müügiinimene ise ei suuda aru saada, et muidugi saab samamoodi aidata, toetada, et võib-olla mõne jaoks see miks ongi lühiajaline, on ju. Aga üldiselt ikkagi leida see põhipõhjus, siis ta ei murdu nendel rasketel hetkedel, kui näiteks on midagi korrast ära, sest see põhiväärtus või see põhivundament, see miks ta seda tööd teeb või miks ta täna on selles kohas, kus ta on nii paigas, siis ei heiduta siin mingisugused ettevõttesisesed mured, mida tuleb ette, eraelulised mured, kliendipoolne tagasiside, absoluutselt. Sa elad selle perioodi oluliselt lihtsamini läbi. Kui sul seda ei ole, siis sa oled lükata ja tõmmata ja sa oled põhimõtteliselt selline purjekas, kes läheb lippa-lappa sinna-tänna, aga et sul ei ole sihti ees. Super. Sa nii hästi seda praegu kõike sõnastasid, välja tõid, et ma isegi mõtlesin, et tahaks täitsa pausi teha peale seda, et lihtsalt oleks nagu selline tunnetada seda, et 100% nõus. 100% nõus. Ja ega lihtne ju ei ole, inimtüüpe nii palju, tõesti inimtüüpe nii palju, et kuidas sa jõuad ikkagi nagu lähedale, et aru saada, et mis on tema ootused sulle ja millised on tema vajadused ja kuidas seda inimest üldse juhtida täna, või kuidas tema saab iseennast juhtida, sest ta peab väga palju iseennast juhtima, et see ikkagi see inimeste tundmine mängib ka väga palju rolli täna, et see, mis toimib ühele või ühele tiimile näiteks, ei pruugi toimida absoluutselt teisele tiimile. Täna mul on 3 müügitiimi erinevate müügijuhtidega, siis kõik on täiesti erinevad. Nii tiimi nagu dünaamika on täiesti erinev, juhid on täiesti erinevad, aga ometi töötab, et on suutnud selle veduri käima panna nende heade vahenditega, mis neil täna on. Super. Et see on küll vastab tõele. Inimtüübid ka, mida ei ole alati lihtne teha, aga tehtav. Absoluutselt, iga inimese jaoks oma võtit leida, on ju, et absoluutselt. Ja. Väga kihvt.
aitäh sulle jagamast, Kristina, minu arvates on väga palju häid ideed, mida võib kaasa võtta ja ma siiralt loodan, nagu ma tavaliselt ütlen, kui kasvõi üks inimene võtab kasvõi ühe idee, siis tegelikult sellest on igal juhul kasu. nii et suur tänu sulle rääkimast ja tulemast siia. Palve teile, olge head, kirjutage palun kommentaaridesse, et mis sind on aidanud oma tuju tõsta, tulemusi parandada ja nii edasi, et nagu tavaliselt öeldakse, et ma ei tea, kui sa jagad 100 daala, siis see on jagatud, on ju, ehk siis sul jääb vähem. aga kui sa jagad ideed, siis tegelikult sul vähem ei ole, et nagu jagad 2 inimesega, jagad 300 inimesega, siis need ideed lihtsalt on rohkem ja mida enam seda positiivset ja häid ideed, seda kihvtim on. nii et tänan sind, Kristina, siis veel üks kord ja teiega oli Kristina Niiman, Olga Meinson ja juhtmõtte juhtidega juhtidele. kõige paremat. tšau. aitäh.